Kas ma teen sellised silmad? Kuidas te just sellise töö saite? Noh, et ma arvan, et kindlasti suurt rolli mängib see, et me korraldasime eelmine aasta abiturientide lõpupalli. Kogu meie tiim siis oli osa sellest ning tänu sellele oli meil siis hea suhtlus ja minevik koos meie juhendajaga, kes siis usaldas meid ja ma arvan, et sealt see tuligi. Kuidas sa sellise töö endale said? No, ma arvan, et kõige suurem osa sellest, et ma seda töö sain, oli see, et Ingrid Rigas läks Kristjani juurde ja ütles, et ta võtaks mind enda õpipoisiks. Aga muidugi see kõik algas sellega, et meil oli kutsutud kõik inimesed kokku, kes tahtsid seda tööd üle võtta, Kristjani tööd üle võtta. Ja siis nagu tehti õpetus, me õppisime, kuidas kõiki masinaid kasutada, nagu see siin meie siis see vanem valguspult, nüüd on uus. Ja siis ma arvan muidugi selle juures võis olla ka see, et ma ei tea, kuidas teised tegid, aga mina käisin kes peale kooli harjutasin seda valguspuldide asjade tegemist, valgust tegemist. Ja see võis ka natuke mängida rolli selles, mis seda töö sain. Kas jõulupea korraldamine on seni seda väärt olnud? Miks? Ma ütleks, et on küll väärt olnud, et me grupiga oleme nagu palju ühtsamaks kasvanud ja üleüldse nagu see on arendanud, ma arvan, iga ühte meist nagu erinevatel viisidel. Jah, ma nõustun täielikult sellega. Me oleme nagu saanud nii palju rohkem üksteise kohta teada ja näinud ära, millised on meie nagu reaalsed nõrkused ja tugevused grupitöös. Mis on suurim asi, mis on valesti läinud ja kuidas selle lahendasite? Meil nagu otseselt ei ole ühtegi asja läinud väga metsa. Meil on, kindlasti on palju juhtunud seda, et on olnud natukene möödarääkimisi. Jah, et kommunikatsiooniprobleeme pigem või siis, et ei ole informatsiooni piisavalt ja ongi see, et kui meieni ei jõua kogu info ja teisteni ei jõua kogu info, siis ongi, et kommunikatsiooniprobleemid on ilmselt olnud kõige suuremad. Aga nagu otseselt ei ole olnud mingit suurt probleemi minu arust veel. Kuidas on olnud nii suure ülesande eest vastutamine? See on olnud suhteliselt tore, et mulle väga meeldib see töö ja hea meelega teen seda. Mulle võtaks on suhteliselt lõpus olnud. Mis võib jõulupeal valguspuldis ja helipuldis valesti minna? Jõulupeal ma arvan enamasti see, et kuna me praegusel hetkel peame panema nagu heli ja selle valguse kahest erinevast arvutist peame tööle panema, siis võib-olla ajastusega võib mingi sekund näiteks mööda minna ja siis kõik on nagu sekundiga valesti. Et ma arvan, et see on siis kõige suurem probleem. Mis on teie arvates hästi läinud? No, pidu toimub ülehomme. Et see ongi. Pidu toimub, jah. See on nagu, ma arvan, peamine asi hetkel, et kõik, mis viis selleni, et see pidu ülehomme siin koolis on, see ongi kõik, mis on nagu hästi läinud. Ehk siis. Ja grupide on sujuv. Mis on see nii hästi läinud? Nende siis valguskavade loomine, et mis on sisse saadetud mulle, et
see on praegu päris sujuvalt läinud. Mulle meeldib, mis ma teinud olen, aga muidugi need klassid, kes saatstegis ei ole näinud neile selle kohta, nad pigem võiks äkki kommenteerida. Mida soovitaksite järgmise aasta korraldajatele? Külma närvi ja et arvestage üksteisega. Palju edu ja et uskuge mind, kui te arvasite, et G1-s aja planeerimisest, et see on ükskõik siis nagu selle jõulupeoga, me oleme aru saanud, kui oluline see on. Seda korrutatakse igal pool, et aja planeerimine kõige alus ja nüüd me nagu võime seda täiesti kindlalt teile öelda ka, et see on tõsi, see on kõige alus. Miks valisite selle aasta jõulupeoks triikide teema? No see tuli meil üpris ruttu ja me hakkasime seda kõigepealt seostama sellega, et vaadates hetkese seisuga maailmapilti, siis me tahame näidata noortele, et erinevad rahvused, erinevad kultuurid võivad tulla kokku ja nautida ühtselt ühte ilusat õhtut. Ja lisaks sellele on jõuluaeg on väga siuke ilus aeg ja siuke rahulik aeg. Ehk siis me toome meie nagu sündmusel on näha ka näiteks Ukrainat, kes meil kõigil on väga hinges ja läbi selle siis tahame näidata gümnaasiumi noortele, et see on tähtis osa saada hästi läbi. Mis on suurim preemia valguspuldis olemise juures? Inimesed, head sõnad või midagi sarnast? Ütleks, et pigem see jumala tunne, mis mul seal üleval olles on, et ma kontrollin põhimõtteliselt nagu kogu seda valgust, et tänu minule kõik see toimub, et ma arvan, et see on see suurim preemia, mis mul on. Kas mõnikord on mingi tung ka lihtsalt kõik pekki keerata? Ei, nii ei ole. Siis ma poleks hea valgustehnik, ma arvan, et kui lihtsalt nalja pärast, et sa ajab kõik sassi, et nagu ja sul ei ole hea arst, kes nalja pärast, et tapab ära enda patsienti. Kui peaksite uuesti korraldama, siis mida teeksite teisiti ja mis teema valiksite? Ma arvan, kuna me oleme nagu nii oma teemas kinni praegu, siis ma valiks väga sarnase teema või siis võib-olla muudaks nime ära või midagi, aga jääks pigem selle riikide teema juurde. Ja teisiti võib-olla ongi see aja planeerimine, et ei jätaks nagu asju viimasele hetkele. Ja ma ütleks ka, et nii-öelda seaks võib-olla veel kindlamad eesmärgid ja teeks need pigem kohe ära ja meil on hästi tihti see, et me saame kokku ja me leiame ennast pool tundi hiljem hoopis täiesti teist asja tegemast, mida me algselt pidime tegema, et seda enesedistsipliini arendaks võib-olla rohkem ja nagu kasutaks rohkem. Me saaks kokku ka kindlasti rohkem nagu grupiga just. Ja et me küll niigi teeme juba iga nädal koosolekuid, aga ilmselgelt sellest mõnikord on tunne, et on jäänud väheks, ehk siis teeks rohkem. Ja. Kõik sujus nagu hästi ja kõik oli läbi mõeldud üldiselt. Ja ei tulnud mingeid hulli takistusi ette. Ja mõned asjad tulid, aga me saime need väga adekvaatselt ära lahendatud. Ja koostöö, ma ütleks, et eriti ürituse päeval lõpuks oli hästi tähtis see, et me nagu kõik saaksime üheskoos läbi arutatud ja niimoodi, et ürituse ikkagi leiaks aset üldse. Ajakavas püsisime ka. Ja see läks päris hästi isegi. Ja mingi 5 minutit läks üle, aga muidu oli hästi.
Kas sa valgustasid esimest korda Viimsi gümnaasiumi jõulupidu? Kuidas emotsioonid on? Jah, valgustasin küll esimest korda seda jõulupidu. Emotsioonid, olin närvis sellel ajal. Praegu on natuke nagu maha läinud need, jah. Millise peaosaga jäid kõige rohkem rahule? Ma ütleks seal kuskil umbes nagu keskpaigas. Siis meil oli Andreasega olime nagu sünkroonis üksteisega, et oskasime samal ajal panna valgustust ja heli. Mis osutus kõige aeganõudvamaks ülesandeks? Õhtuühtede tekstid, sest et me nihutasime nende tegemist nii palju edasi. Isegi alustasime päris vara, aga see kuidagi lõpetamine hästi hilja peale ja see võttis kokkuvõttes nagu, ma arvan, et kõige ajamahukam. Ja me hästi mitu korda vaatasime üle neid, muutsime vastavalt sellele, kuidas nagu üritus muutus. Nii et ma arvan, et see ajakava koostamine ka, sest väga aegnõuda. See oli lihtsalt selline asi, mida pidi hästi viimasel hetkel tegema. Ei saanud teha väga enne seda, kui kõik täpsed ajad on nagu olemas meil üldse. Mis oli teie lemmikosa jõulupuu korraldamise juures? Ma arvan, et minu lemmikosa oli kindlasti tiim ja see meie iganädalased koosolekud olid alati hästi sellised, tellisime süüa ja tegime tööd ka, see oli hästi selline mõnus ja see, kui me nägime päriselt seda, mis me olime kokku pannud, see oli, ma arvan, kõige emotsionaalsem osa. Ma ütleks, et minu lemmikosa oli ka selle nagu lõpptulemuse nägemine ja siis mulle samuti ka väga meeldisid need iganädalased koosolekud ja algus oli ka minu arust väga hea, nagu see kuidagi nagu kõigepealt oli nii suur pinge ja just oli see pingelangus, kui me seda nii-öelda alguse videot vaatasime, et see oli nagu hästi siuke võimas tunne. Ma võin lisada, et mulle meeldis üleüldine nagu suhtlus või see, et me saime enda lennuga palju lähedasemaks ja G1 ja 3-ga ka kohati. Mis sa ennast paremini, kui oleksid arvanud? See, kuidas see välja näeb kogu peo jooksul, see valgustus. Et jah, see nägi parem välja. Muidugi ka see, et kõik kavad ei läinud täitsa metsa selle heli ja valgustuse sünkroonimisega. Kui tihti te üksteist närve ajasite? Tuli ikka vahepeal selliseid hetki, aga väga viisakalt lahendati ära. Kui teha tööd viie üsna tugeva oma arvamusega inimesega, siis see on head küljed ka selles suhtes, et enamused olid sellised vaidlused, mis võib-olla viisid kokkuvõttes parema nagu lõpptulemuseni. Aga eks neid erimeelsusi tuli ette ka. Mida soovite, et oleks teinud teisiti? Varem alustanud kõigega. Ja võib-olla mitte jätnud nii väga jäänud lootma sellele, et keegi teine teeb, teinud pigem kohe ise ära, või siis öelnud. Natukene oli sellist eeldamist, et keegi teine tegeleb ja siis võib-olla jäi mõni asi natukene viimasele hetkele. Ma olen naine, mõistuskaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine. Ma olen naine. Võib-olla prooviks siis selles programmis teha niimoodi, et muusika ja valgustus lähevad korraga tööle, siis ei teki seda sünkroonimise probleemi. Et see on siis järgmine suur probleem, mis tuleb meil lahendada. Kui väga sa valgustamise kõrvalt etteasted jälgida jõudsid? Mul oli põhimõtteliselt niimoodi, et vajutan nuppu ja siis valgust läheb tööle ja siis ma saangi vaadata. Nii et põhimõtteliselt kogu aeg oleks mul olnud aega, aga ma olin natuke liiga närvist vaadata seda kogu aeg. Nii et ütleme, võib-olla poole etteastast nägin vähemalt ära. You need to catch up. You can dance and dance all night.
mida soovitate järgmise aasta jõulupäeva korraldajatele? Et nad alustaksid varem ja et nad nagu mõtleksid omale nii-öelda teised varuvariandid ka välja. No näiteks ma kuidagi nagu ma eeldasin, ma miskipärast, kui meil kohtunik ütles ära, siis ma täpselt selle päeva hommikul mõtlesin, et see oleks nagu päris huvitav, kui meil täna keegi ütleks kohtunikest, et nad ei saa tulla. Ja nii juhtuski, aga kui ma juba hommikul seda mõtlesin, ma oleks võinud ka kohe hakata mõtlema nagu nii-öelda varuvariandi peale. Seega nagu mitu käiku ette mõelda võiks. Ja ka teha ka nii, nagu meie tegime. Et meil oli üks grupp, kus me UPT grupp Messengeris, kus meil hästi palju toimus seda nii-öelda igasugust erinevat infot käis seal läbi ja hästi palju infot läks kaduma. Seega kohe alguses teha omale nii-öelda 2 gruppi. Üks on siuke, kus arutatakse nagu kõike nii-öelda arutatakse kõik läbi ja üks teine grupp on siis nagu see tähtis grupp, kuhu kirjutataksegi see kõige tähtsam info, et mis on vaja teha siis, et mis on veel teha, mingid, kui on sponsor olemas, siis kõik siuksed nagu kõige tähtsamad asjad sinna, et midagi ei läheks kaduma. Ja ma ütleks, et iganädalased koosolekud ka, need olid meil nagu hädavajalikud ja enne koosolekut tuleks kindlasti hästi läbi mõelda, mis sa selle koosolekul arutad, mis sa teed seal, sellepärast, et meil olid küll need koosolekud, aga natukene võib-olla oleks pidanud planeerima paremini, mis me teeme seal. Natukene jäi koha peal mõtlemiseks, et me oleme nüüd kõik siin, aga mida me siis teeme täna, et põhimõtteliselt saaks ka kodus teha midagi. Aga ja üldiselt koosolekud on nagu väga-väga tähtsad, et ei jää teadmatusse, et kaugel teised on oma asjadega. Mis probleem esines ja kuidas te need lahendasite? No meil vist kõige suurem probleem oli see, et üks kohtunikest ütles tund aega enne seda üritust, et ta ei saa tulla. Aga see minu arust lahenes päris hästi selles mõttes, et me üritasime kedagi vilistlastest saada ja siis Risten näitas välja meid. Kõik jäid üllatavalt rahulikuks ja siis mina olin väga üllatunud, et me jäime kõik tegelikult üsnagi rahulikuks, kuigi nii vähe oli aega ja kuidagi lahenes, et kohe rääkisime oma juhendajaga, küsisime ise mõnelt inimeselt, et kas nad saaksid tulla ja kohe tegelesime, ei jäänud nagu muretsema liiga kauaks selle pärast. Meil sponsoritega oli ka viimasel minutil pidime hakkama helistama neile, et me ei olnud tooteid kätte saanud õigeks ajaks, aga see helistamine oligi nagu lahendus sellele kõigele. Suhtlus. Ja siis meil juhtus see ka, et meil oli rahvalemmiku hääletus ja kui me lõpuks tuli siis audasustamise aeg, kõik kogunesime lava taha ja siis tuli üks hetk see küsimus, et kes siis rahvalemmik on. Ja siis saadi aru, et hääli polnud kokku loetud ja siis jooksime, Miia jooksis hääli kokku lugema ja õnneks jõudsime siis selle rahvalemmiku õigeks ajaks. Ja kohe kirjutasin gruppi ka siis ja hakkan nagu tagasi jooksma ise. Et aga see natukene kuidagi ununes, et me pidime vaatama seda. Kes olid suurimad aitajad või abilised sündmuse korraldamise juures? No, kelle me kohe esimesena välja tooksime on kindlasti Berit aitas meid hästi-hästi palju meie lennust, nende klassist. Ja ta oli tõesti... ilmselt teie Kristjan oli meil eriti proovides. Me tõesti ei oleks suutnud neid proove niimoodi läbi viia. Nii et aitäh, et sa tulid meile appi ja loomulikult meie juhendajad ja kogu lend tegelikult aitas ikkagi. Ja Rauno algustusega. Mätt ja Rauno, Merike ja siis meie enda vanemad aitasid ja kõik sõbrannad, põhimõtteliselt kõik olid nii toetavad, me olime nii tänulikud. Mis on kõige meeldejäävam hetk sündmusest? Mul on võib-olla see pärast või ürituse lõpus lavale minemine, et ma ei tea, kuidagi näha kõiki neid inimesi, ma kuidagi mingi limekombel nägin ka inimeste nägusid ja nii. Ja siis kõik kuidagi naeratasid nii siiralt ja toredalt ja seda oli väga armas näha. Mulle väga meeldis nagu see, kuidas meil oli üritus nii-öelda üles ehitatud, mulle meeldis see video, mis alguses oli, see nii-öelda tekitas või keris üles sukest nagu pinget ja elavust ja mulle väga meeldis see tüdrukute tants ja mulle väga meeldis G2 vaheetast, nad olid väga lõbusad ja naljakad ja ma ütleks,
üldse need esinemised olid väga meeldejäävad, et nad olid nagu, tõesti mulle väga meeldisid. me ütleme vist kokku põhimõtteliselt kogu üritus, sest ma ütleks ka, et avavideo, aga mulle hästi meeldis, kui head ja tugevad kavad see aasta olid võistlejatel, need olid nii hästi läbimõeldud ja samuti ma tooksin välja selle, kui tore oli, kui üritus läbi oli. Meile tuldi nii palju nagu juurde, mingi tänama ja kiitma ja see oli üks paremaid osasid isegi üritusest, kuigi see oli nagu pärast teoreetiliselt. Mis on su palved järgmise aasta korraldajatele ja esinejatele? No esinejatele oleks see, et ikkagi oma valgusest saada õigeaegselt, et mõned, nagu ma lükkasin seda tähtaja veel esmaspäevale, mõned tulid mul, viimane tuli äkki mul neljapäeval. Nii et jah, et sellega tekkis probleeme. Muidugi õnneks enamused saatsid ära. Korraldajatele mul nii väga soove praegu ei ole. Mis teie lemmikkavad olid? No minul on G2 esimene vahe etteaste loomulikult, et need on minu tüdrukud. Või ma panin nende grupi kokku, aga koreograafia kõik mõtlesid nemad ise ja see on lihtsalt vapustav, ma olin nii uhke nendele. Aga võistlejatest ma nüüd täpselt ei mäleta, mis klass mida esitas, aga Brasiilia etteaste meeldis mulle. See oli G32. Ja ju siis, nojah, midagi sellist. Ja mis seal veel oli? Okei, mul praegu ei tule, te võite vahele rääkida. Mulle ka väga meeldis üldse kõik G2 need etteasted, mis olid nagu tantsuga seotud. Aga eriti mulle meeldis jah see sinu tüdrukute oma. Ja siis mulle meeldis see Ireeni kava. See oli etteaste 2, on ju? See oli ja esimene, jah. Jah, vahettaste. Suurem tants G2 pärast seda videot, jah. Mulle väga meeldis see köögi osa, kuidas Maria seal tantsis, see oli väga naljakas. No tõesti, see oli väga meeldejääv minu arust. Ja siis mulle üldse üleüldiselt väga meeldisid G1 kavad, sest nad olid väga head, sest see oli nende esimene aasta ja see oli nagu tõesti hea. Siis mulle väga meeldis Laura Kaal, tema etteaste, kus ta siis üksi tantsis. Ja G3-l olid ka väga head kavad. Seega ma ütleksin, et nagu päriselt tõesti kõigil olid nagu väga head kavad. Minu lemmikava oli õpetajate kava. Seda ma ei näinud kahjuks. Me ei näinud seda niimoodi, me vaatasime seda pärast järele, natukene vaatasime nagu jooksvalt ka. Aga see, mis meie õpetajad teevad, ma ei uskunud alguses, et seal laval on õpetajad. Nagu ilmselgelt mulle meeldisid ka need G2 kavad ja ma ei hakka neid kõiki kordama. Ja G3-d olid sellised teada, iga aasta on G3 tavaliselt need kõige tugevamad, aga ma isegi ütleks, et G1 nagu üllatas mind see aasta, et kuidagi see tantsuline pool ja kõik oli nii hästi läbi mõeldud neil ja G1 kavad väga meeldisid üldiselt. Kõik võistluskavad olid kuidagi. Jaa, nagu üldse mitte nagu ütlemise pärast, et kõik olid head, vaid nagu päriselt minu arust nagu tõesti olid kõik. Me tõesti imestasime, me olime nii õnnelikud, sest et see andis ka ürituse nagu kogu emotsioonile nii palju juurde. Et kõik üritasid nii palju. Ja kui me oleks nii nagu ise palju vaeva näinud üritusega, aga kavad oleksid olnud siuksed, et keegi väga ei pinguta, siis ei oleks nagu sama emotsioon ikkagi olnud. Nii et jah, peaks kõik võistlejaid ka tänama. You got me pelican, fly, 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 yeah.